Kiitus Jumalale ja lähme taas jälle Jumala sõna juurde. Jumala sõna on meile ravimiks. Jumala sõna on meile õpetuseks ja ehituseks. Ja ma olen siin tegelenud siis usu teemaga ja rääkinud just usust ja alandlikkusest. Nüüd teine kord, kus ma seda osa just hakkan rääkima. Vaatame ühte kirja kohta Markuse evangeeliumi 9. peatükist ja loen 23. salmist. Siin on siis tulnud üks isa oma poja pärast või pojaga koos siis alguses Jeesuse jüngrite juurde, pärast siis Jeesuse poole pöördunud ja tahab tema käest abi, et see poeg võiks saada vabaks sellest kurjast vaimust. Ja nüüd 23. salmis nende jutu nii-öelda lõpetuseks või nii-öelda kogu selle asja lõpetuseks ütleb niimoodi Jeesus. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Nüüd, kui sina oled täna vaatamas ja sulle võib-olla arstid on ütelnud, see on ravimatu haigus. See olukord on lootusetu. Me saame lihtsalt pakkuda ainult seda, et eks sa kuidagi saad hakkama, aga me ei saa kahjuks mingit ravi pakkuda selles situatsioonis. Et sa lihtsalt pead sellega kuidagi hakkama saama. Piibel ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Me näeme seda, et seoses tervenemisega sinu usk toob need asjad, mis tunduvad võimatuna, sellesse kohta, kus need muutuvad võimalikuks. Ja ta ei ütle seda, et Jumalale on kõik võimalik, vaid ta ütleb, et kõik on võimalik sellele inimesele, kes usub. Tähendab seda, et sinule muutuvad asjad võimalikuks, kui sa otsustad uskuda Jumala sõna. Ja see on üks hämmastav asi tegelikult, kui me saame aru seoses tervenemisega, kuidas meie usk toob Jumala väe kohale, kuidas see toob Jumala imed meie ellu kohale. Ja see on see, mida Jeesus seoses tervenemisega hästi palju rõhutab. Ja vahest mõned inimesed nagu ei taha, et sellest eriti palju räägitakse. Ütleme, mis sa kogu aeg räägid sellest usust ja usust ja usust ja ainult usust räägite kogu aeg. Jeesus ei rääkinud usust, rääkis küll. Ta rääkis väga palju usust. Võta ette erinevad tervenemise lood ja loe enda jaoks väga selgelt läbi need ja analüüsi, kui paljudes sa näed just sedasama rõhuasetust inimeste usule seoses tervenemisega. Ja see on hämmastav, kui palju seda on. Et seda on väga suur protsent tegelikult. Et see on oluline teema ja kui Jeesus seda rõhutas, kes olen mina, et mina võin öelda, et see pole oluline. Kui Jeesus ütles, et see oli oluline ja see on vajalik, siis pean mina ka täna ütlema, samamoodi kui Jeesus ütles, et kui sa tahad terveks saada, siis kõik on võimalik sinule, kui sina otsustad uskuda. Aga ma lähen selle kirjakoha juurde, millega ma alustasin ka eelmine kord juba. Ja see on Mattuse evangeeliumi 8. peatükis ja 5. salmis ja loen selle kogu loo ette. Ja see ütleb niimoodi, aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik ja palus teda ning ütles, issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi. Ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid. Tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ei ole ma leidnud nii suurt usku. Et ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauas Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles sõjapealikule, mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil või kaasaegsemas keeles ütleksime sel samal hetkel. Ma tõin eelmine kord välja mõningad olulised punktid, ma mõned neist kordan üle. Me näeme seda, kuidas see sõjapealik oli see, kes oli see aktiivne pool, et see ime võiks tema sulasele sündida. Tema tuli Jeesuse juurde. Me näeme seda, et ta hoolis sellest sulasest, sellepärast ta tuli ka Jeesuse juurde ja palus, et ta võiks terveks saada. Nüüd, väga oluline element ja see on see, millele ma põhiliselt keskendun. Me näeme seda, et ta oli alandlik. Ta tunnustas esmalt Jeesuse positsiooni ja ta teadis ka, missuguses positsioonis tema ise on.
Need vahetevahel inimesed võtavad selle sama fraasi, mida see sõjapealik ütles siin ja ütles, et ma pole väärt, et sa mu katuse alla tuled. Siis paljud ütlevad ka, et oo Jumal, ma pole väärt, et sina võiksid mind terveks teha. Oo Jumal, ma pole väärt, et sina võiksid mind aidata. Ma pole väärt, et sina võiksid minu vajadused täita. Muuseas, see ei ole korrektne. Sa ütled, aga see ju mees ütles niimoodi siin. Kas ei oleks äkki tark välja uurida, miks ta seda ütles? Ja kui me vaatame, jutt on siis Kapernauma sõjapealikust ja võime üsna selgelt aru saada, et tegemist oli inimesega, kes ei olnud osa Jumala rahvast vanas lepingus. Ta ei olnud siis juut, ta ei olnud osa Abrahami soost. Ja nüüd see ongi sama põhjus, miks ta seda ütleb, et ma pole väärt. Sest et ma ei ole osa Jumala rahvast. Aga siiski ma tean, et Jumal on hea ja armuline ja ma tahan ikkagi saada abi. Nüüd see on üks asi, millest ta ei aru saanud, aga samas ta tunnustas oma positsiooni. Nüüd alandlikkus ei ole oma olemuselt see, et ma üritan teha ennast nii madalaks kui võimalik. Öelda, et ma ei ole mitte midagi väärt, ma ei kõlba millekski ja edasi. See ei ole alandlikkus. Alandlikkus on see, et sa saad teada, mida Jumal sinu kohta on ütelnud ja ütled seda ja otsustad seda uskuda enda kohta. Seepärast meil on piiblis mitmed kirjakohad, vahest mõned kristlased isegi mõtlevad, kuidas ma seda räägin või kuidas see alati ei ole ju praktika isegi, mis ütlevad vägagi julgeid asju meie kohta. Filiplastele kirjas öeldakse, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Tähendab seda, et sa suudad. Miks pärast? Sest Jumal on see, kes sind teeb vägevaks. Või siis Rooma kiri ütleb, ja selles kõiges, viidates kõik võimalike erinevate katsumuste raskuste peale, selles kõiges me oleme rohkem kui võitjad tema läbi, kes meid on arvastanud. See on siis see, mismoodi mitmed ingliskeelsed tõlked just ütlevad. Ja mulle meeldib seda tsiteerida, mismoodi sa oled rohkem kui võitja. Õnni ütleb, et mina ei oska, mina ei saa hakkama, mina kunagi ei suuda midagi. See ei ole tõde muuseas. Sa suudad koos temaga ja see on see, mida sina peaksid rääkima. Mitte ainult seda, mis sa oma lihalikus loomuses või oma suutlikkuses oled, vaid mis sa oled koos Kristusega. Kes sa oled koos Kristusega. Et see on see väga oluline asi, et me tunnistame ja tunnustame seda, kuhu Jumal meid on pannud ja mis on meie positsioon. Me ei ürita olla kuidagi sellest kõrgemal või ei ürita ennast teha ka ülimalt madalamaks. Me oleme just selles kohas, kus me täpselt tuleme. Nüüd ta ütleb siin siis väga selgelt, et mina ei ole väärt, et sa mu katuse alla tuled. Ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Aga nüüd ta toob selle põhjuse, miks ta sellist asja ootab või usub, sest ta ütleb, sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi. Valitsuse all. Nüüd ma eelmine kord rääkisin sellest, kuidas me lapsed peavad alistuma oma vanematele ja inimesed, kui nad saavad siis vanemaks, nad peavad lapsena siis alistuma oma kooliõpetajatele, hiljem oma töökoha, ja siis kas bossidele või juhtidele, kuidas iganes nende ametinimetus ka parasjagu on, ka samas riigi korrale. Nüüd üks oluline asi, kui me räägime nüüd siis ka Jumala riigist ja ütleme ka Jumala nii-öelda kogudusest kui sellisest, siis Jumal on pannud ka kogudustele juhid. Ta on pannud siis enamasti nimetab neid pastorid, kes on kogudust juhtimas ja ka siin on üks alistumise positsioon. Tähendab seda, et Jumal on kutsunud meid siis, kes me oleme osa ühest kogudusest, alistuma oma koguduse juhile. Siis just saame aru siis nendes asjades, mis puudutab kogudust. Sinu koguduse juht ei tule sulle ütlema, missuguse auto sa pead ostma või ma ei tea, missuguse maja sa täpselt pead ostma või midagi taolist või korteri, aga ta võib sulle soovitusi või nõuannet anda, aga saame aru, see ei ole lõplik otsus kunagi selle koha pealt, aga mis puudutab koguduse sees toimuvad Jumala riigi tööd, siis selle on valitsuse ja selle meelevalla andnud tallada. Mõni ütleb, et kas ma üldse pean üldse kuskil koguduses käima. Ma ärkan pühapäeval üles ja küll vahest vaatan ühte jutlust ja kuulan teist jutlust ja lähen võib-olla mõnda kogudusse ja sinna kogudusse, mis iganes. Nüüd sedasi need asjad ei käi. Heebra kiri ütleb, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Kui me räägime alandlik olemisest, Jumala sõnalise tähendab alistumist ka Jumala sõnale. See, et sa oled osa sellest kohalikust kogudusest, sa saad osa sellest sõnast, mis selles koguduses jagatakse. Sa ei jäta maha oma kogudusega koos olemist. Saame aru, kui me oleme siin selles koroonaviiruse perioodis olnud, siis see füüsiliselt ei ole võimalik olnud, aga sa oled osa sellest kõige parimate vahenditega.
ja saad osa sellest sõnast, mis räägitakse, osa sellest nii-öelda, mis Jumal on rääkimas, aga sa ei hülga seda. Nüüd teise külje pealt on see väga oluline see, et sa oled osa sellest kohalikust kogudusest. Kui me vaatame erinevaid kirjasid piiblis, meil on terve hulk kirjasi, mis on kirjutatud kogudustele. Sa võid näha kiri roomlastele ehk siis Roomas asuvale kogudusele, korintlastele ehk siis Korintoses asuvale kogudusele ja nii edasi lähevad järjest. Kõik need kirjad olid, need on kõik kirjutatud konkreetsetele kohalikele kogudustele, mis tähendab siis neile inimestele, kes on selles kohalikus koguduses. Nüüd inimene, kes ei ole osa ühest kohalikust kogudusest, ta ei ole meelevalla all. Ja siin hakkab ka üks tõsine probleem peale. Ma olen näinud inimesi, kes on vahest ka isegi minu juurde tulnud ja tal on mingid terviseprobleemid, mingid rasked olukorrad tema elus ja ta tahab abi saada. Palu minu eest. Ja siis tuleb välja sellest jutuajamisest, et ta ei olegi osa ühestki kohalikust kogudusest. Talle nii-öelda, mis on see sinu kogudus, kus sa käid? Vahest ma käin siin, vahest ma olen seal ja vahest mulle meeldib see ja vahest ma kuulan seda ja vahest vaatan toda. See on Jumala seaduste ja printsiipide vastu mässamine. Kui inimene sünnib Jumala riiki, siis ta ka saaks saama osa ühest kohalikust kogudusest. Sa küsid, kus ma tean, missugune see minu kogudus on? Küsi Jumala käest seda. See on see koht, kus on sinu süda, kuhu Jumal sind on liitnud, see koht, millest sa pead osa olema, kus sina paned oma käe külge, oma oskused, oma annid, kuhu sina maksad oma kümnise, tood oma ohvri, mitte ainult sinna küll, aga selles mõttes ka mujale, aga need on erinevad asjad, see on koht, kuhu sa nii-öelda, sa tead, see on sinu kodu. Ja see on väga oluline, et me oleme osa ja me oleme alistunud sellele Jumala poolt seatud korrale. Ja kui me seda asja näiteks korda ei sea, siis mul ei ole mõtet sellise inimese tervenemisest paluda, sest ta ei sünni sellest, et ta ei ole alistumas Jumala korrale. Ta ei ole valitsuse all ja see on see põhjus, miks selle mehe usk oli suur, see, et ta oli alistumas Jumala korrale, selles mõttes selle, mis puudutas teda selles situatsioonis. Ta oli allumas kellegile ja meil ei ole olemas sükest asja, mina ei allu kellegile, mina allun ainult Jumalale. Jumal on meid pannud ka inimestele erinevates situatsioonides, erinevates olukordades alluma. Ka isegi see on väga õige, et ka pastoritel on inimesed, kes on omakorda vaimulikult nende üle, kes on kas nõuandja rollis või midagi taolist. Ka minul näiteks on olemas pastor. Kuigi, et ma ei ole otseselt nagu selle koguduse osa, mille pastor tema on, aga tema on nagu vaimulikult ka minu nõuandjaks. Ja see on väga oluline, et selline suhe või kontakt on ka igal Jumala sulasel olemas kellegiga. See, et keegi on, nagu öeldakse, ka tema üle mingis mõttes selles positsioonis, et on öelda sõna või midagi olulist tema kohta, et see, isegi kui keegi on mingisugust teenimistööd tegemas või mingis ametis tegutsemas, see on oluline, et ta on ikkagi kohalikust kogudusest osa. Ma ei saa öelda, et nagu mina, kui ütleme näiteks, ma juhiks enda piiblikooli või asja ainult lihtsalt, et ma ei ole osa ühest kohalikust kogudusest, ma pean olema osa ikkagi ja siis ma teen seda Jumala riigi tööd, mis iganes Jumal mulle on andnudki. Nüüd, aga me näeme siin siis, et tema oli valitsuse all ja see oli üks väga oluline element, mis pani teda kohta ja positsiooni, et tema enda meelevald võiks toimida. Et kui ta ütles tema alluvuses olevatele inimestele, mine, tee, siis nad tegid seda. Ja ta sai aru sellest, et kui Jeesus ütleb haigustele lahkuge, siis need lahkuvad. Mille pärast? Sellepärast, et ta on valitsuse all. Sinu meelevald on seotud väga otseselt sellega, et sa oled ise ka meelevalla all. Ja sinu meelevald ei tööta ainult sellega, et ma kisan, karjun ja käsin sellel kurjal vaimul lahkuda või käsin sellel haigusel lahkuda, teen kõva häält ja midagi taolist. Kõik need asjad ei pruugi olla need elemendid, mis annavad tulemusi. See ei ole kõva hääle küsimus, see ei ole kõva kisa küsimus, vaid see on meelevalla küsimus, see arusaamine sellest, et sina oled ise meelevalla all ja sellepärast sul on ka meelevald. Ka kurade üle, ka kurjade vaimude üle, ka haiguste üle sul on meelevald ja sul on meelevald ka selle haiguse üle, mis üritab sinu ellu tulla või isegi on sinu elu laastamas. Sul on meelevald, aga see hakkab toimima tänu sellele, et sa oled alistumas. Vaatame ühte kirja kohta, mida ma eelmine kord ka juba natuke vaatasin. Ja see on Mattuse evangeeliumis. Mattuse 11:28. Siin Jeesus ütleb niimoodi, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise.
võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Nüüd see esimene fraas on üks suhteliselt esimesi asju, mis minule kunagi seoses kristlusega silma alla sattus. See koht, kus ma olen sündinud, sealses kohalikus kirikus, on see nagu üle kiriku, nagu selle, kuidas öelda, selle võlvi sinna ettepoole kirjutatud seesama salm. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja see on mulle endale meelde jäänud see fraas tänu sellele, millest see räägib. Me võib-olla tänapäeval ei kasuta neid samu sõnu ja ma panen siia natuke kaasaegsemad sõnad sisse. Ta ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja neid sõnad on võib-olla meil tuttavad. Aga mina annan teile hingamise. Nüüd see sõna hingamine räägib tegelikult rahust. Aga ma usun, et see sõna on natukene võib-olla sügavama tähendusega. See ei räägi ainult lihtsalt mentaalsest rahust, vaid see räägib ka rahulolust. See tähendab seda, et kui sa tuled Jumala juurde, siis ta toob sind välja vaevadest ja koormatest ja annab sinu ellu nii rahu kui ka rahulolu. See, et sa ei ole kogu aeg iga hinna eest kogu oma elu ainu otsimas ja kust ma saan selle õige vastuse ja kust ma saan, millal ma leian elu mõtte ja muuseas meie kristlastena ei otsi enam elu mõtet. Kui sul see otsing on veel käimas, siis oleks aeg maanduda ja teada saada, et see on Jumala sõnas, Jeesus ongi sinu elu mõte. Ja me võiksime seda ühte või teistmoodi lahti seletada, aga sa ei ole enam, nagu öeldakse, selles mõttes nii tohutu otsingu teel. Sul on vaja kindlasti Jumalat tundma õppida ja selles mõttes me oleme Jumalat tõesti otsimas. Aga nüüd teine osa, mis ta ütleb siin 29. salmis, mis on ka väga oluline. Võtke endi peale minu ike. Nüüd tänapäeva inimestele võib-olla me enamasti ei tea, mis see tähendab, ike. Nüüd ma natukene kirjeldan sulle seda, see on põhimõtteliselt tol ajal, tänapäeval ma ei tea, kas väga palju seda kasutatakse, väga vähestes kohtades võib-olla. See oli niisugune puidust, niisugune, kuidas öelda, niisugune moodustis, mis pandi, ütleme, kui näiteks 2 härjaga künti näiteks maad, mis pandi nendel 2 loomale, kes olid kõrvuti ümber kaelade. Ja see oli puidust niisugune jäik asi, mis ühendas need 2 looma omavahel kokku. Ja nii, et kui sageli tehti veel niimoodi, et üks loomadest oli siis vanem ja kogenum, kes juba teadis, kuidas peab seda tööd tegema ja mis suunas peab liikuma ja see teine oli noorem ja võib-olla vähem kogenum ja see pandi temaga koos ikkesse. Nad olid nii-öelda kaelapidi põhimõtteliselt selle puidust asjandusega nagu omavahel ühendatud ja et kui see tugevam ja vanem loom kuhugi suunas liigutas, siis see noorem oli sunnitud lihtsalt temaga koos liikuma sellesse suunda. Ja see on see, millest tegelikult ta siin räägib võrdpildina. Et me peaksime minema koos Jeesusega sellesse ikkesse. Nüüd see on huvitav just see, et see võrdpilt on just seesama, et me nagu ka ühendame ennast Jeesusega ja me otsustame vabatahtlikult muidugi, sama loomade puhul nende käest ei küsitud, kas nad tahavad või ei taha seda. Aga inimestena me teame, et Jumal andnud meil see vaba tahte. Me vabatahtlikult otsustame iseennast Jeesusega ühendada ja liikuda sellesse suunda, kuhu tema tahab, et me liiguksime. Ehk siis me oleme andnud oma elu üle, mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu Jumal. Me laseme temale ennast juhtida ja otsustame, et me tahame teha seda. Et see on üks asi, mis jääb selle juures alati, see element, et ta toob selle välja selle ikke just. See, et sa teadlikult, vabatahtlikult otsustad, ma tahan nii-öelda liikuda selles suunas ja teha seda, mis tema tahab, et ma teeksin. Ja nüüd ta toob selle nagu sellega kokku, selle järgmise fraasi, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Nüüd saame aru, kujutame ette, kui seal see loom, see noorem loom, kes on selle vanema, tugevama härjaga koos sinna sellesse ikkesse pandud ja talle absoluutselt ei meeldi see, kuhu suunas ta peaks liikuma ja miks ta peaks sellega kaasa liikuma. Siis ta sipleb seal ja siis ta seal nühib ühtepidi ja teistpidi ja üritab vastu pressida, et ei liiguks sellesse suunda ja ei teeks seda, mida ta peaks tegema. Ja ta üritab ja ta kuhugi ei jõua, aga me näeme siin, et ta räägib just sellest, kui Jeesus, nagu öeldakse, on see, et tema on tasane ja ta on südamelt alandlik, et tema on otsustanud, kui ta oma maalises teenistuses oli, just ka alistuda Jumalale Isale. Ehk siis ta otsustab, ma olen tasane ja ma olen alandlik, ehk siis kui Jumal ütleb, et nii peab tegema, nii peab sündima, ma otsustan seda teha. Üks parimaid näiteid on tegelikult see, kui Jeesus on palvetamas Getsemani aias
ja ta ütleb seda palvet, isa, mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu. See oli sama koht, mis on võib-olla isegi meil raske mõista ja see on, ma usun nendele, kes teoloogilistelt asju üritavad enda jaoks lahti seletada, see on üks tõsine küsimärgi koht. Aga me peame sellest lihtsalt aru saama nii, nagu ta on kirjutatud. Et see oli situatsioon, kus Jeesus oma olemuselt siis selles inimlikus positsioonis olles ei tahtnud teha või talle ei meeldinud seda teha, mis ta peaks tegema. Ta ütleb, et isa, mitte minu tahtmine sündigu, vaid sinu tahtmine. Me näeme seda, et selles situatsioonis oli olemas Jeesusel kui inimliku tahtmise pool ja ta otsustas selle allutada Jumala tahtmisele ja minna sellesse ristisurma. See on see kirjakoht Filiplastele kirjas ka, kus ta ütleb just, et ta sai sõnakuulelikuks ristisurmani. See on sama, et ta otsustas ennast allutada. Ma allun, ma kuuletun sinule, isa, sina oled otsustanud, et see peab sündima, see on vajalik, et ma pean minema risti peale ja surema selle inimeste eest. Ja ta läks ja tegi seda. Ja ta otsustas enda tahte allutada Jumala isa tahtmisele. Ja see on see sama asi, et ta ütleb, et ta on tasane ja südamelt alandlik. Niisiis, ja ütleb, ja te leiate hingamise oma hingedele. Me näeme seda, siit tuleb üks huvitav asi, jällegi sõna hingamine selles situatsioonis ei räägi siis sellest hingamisest, vaid see räägib rahust. See on vana eesti keel, aga mulle siiski see meeldib, need väljendid. See räägib rahust. See räägib rahu ja rahulolu oma elus. Vahest inimesed, ka isegi kristlasena, ei ole leidnud rahulolu. Nad kogu aeg üritavad mingisuguseid eesmärke teostada, mida isegi Jumal neile ei ole andnud ja pressivad ühte ja teist, siis on ennast, nagu öeldakse, tühjaks imenud ja mõned ütlevad, see on lihtsalt see, mis iganes keskea allakäimine või mis iganes, või ütleme tühjaks jooksmine, erinevad sellised asjad, igast erinevad põhjused ja inimesed, nagu öeldakse, jooksevad tühjaks oma eluga ja nad ei ole tegelikult rahu leidnud Jumalas. Ja ta ütleb, et meie hingamise hingedele tähendab seda, et meie südames ja meie meeltes, just hing viitab siis meelele, on rahu ja rahulolu. Ja millega see on seotud? Alandlikkusega. Üks asi, ma ei saa öelda, et see on 100% diagnoos, aga kui sinul on probleem rahuga, selles mõttes sul ei ole rahulikku und, sul ei ole üldse elus rahu ja kogu aeg on üks tohutu närvilisus, stress, pinged, kogu aeg ainult igal pool üks närveldamine käib, kontrolli üle, kuidas on sinu alandlikkusega. Kas on selle asjaga kõik korras? Kas sa oled alistumas tema sõnale? Kas sa oled südamelt alandlik? See on väga oluline asi tegelikult. Ja kui seal on midagi, mis vajaks muutmist ja ma usun, et kui Jumala sõna on sinu vastutuna kõnelenud, siis sageli me vajame midagi, et me muutume, me teeme asju teistmoodi. Aga pane tähele, 30. salm ütles, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Me näeme, kuidas see ike, mille Jumal meie peale paneb, Jeesus meie peale paneb, et see on hea ja tema koorem on kerge. Kui mõni ütleb, et mul on nii tohutult rasked koormad minu elus, siis vägagi suur võimalus, ma kalduks arvama, need ei ole Jumala antud koormad. Jumal on selle haiguse koorma lasknud minu peale tulla. Oota, Jumal ei ole see, kes korraldab sinu ellu haigusi. Aga ta tahab mulle midagi selle kaudu õpetada, kannatlikkust. Oota, kus kohas see piiblis kirjas on? Ta on andnud meile oma sõna ja püha vaimu ja ta õpetab selle läbi meile asju. Ja ka kannatlikkust õpetab ta oma sõna ja püha vaimu läbi sulle. Aga ta ei õpeta sulle seda haiguste kaudu. Sest kurat on see, kes on toonud haigused inimeste ellu ja Jumal ei tee koostööd kuradiga, et sulle midagi õpetada. Ja kurat ei taha kindlasti sulle mingist kannatlikkust või pikameelsust õpetada. Nüüd, mõni ütleb, et aga ega ma nüüd ka, mina olen ka hästi alandlik ja ma ei ole uhke üldse oma elus. Aga siis satume sinuga koos sinu võsukeste mingisugusele näiteks kontserdile, ütleme, kui nad on mingisuguse kas laulmise või pillimänguga tegelenud. Ja siis nagu öeldakse, sa näed, kuidas su võsukene seal siis esineb ja on esitanud oma asjad ja siis sa pärast räägid oma sugulaste või tuttavatega, ma olen nii uhke oma laste üle. Siis sul on aeg meelt parandada. Uhkus on midagi sellele, mida Jumal seisab vastu. Aga see on see hea uhkus. Mis ajast on hea uhkus olemas? Kas Jumal ütles ka taevas, et kuule kurat, see on see hea uhkus, et sul sükene tore uhke mentaliteet on kohe. Ei, ta viskas ta taevast välja kogu oma uhkusega.
uhkus on oma olemuselt kuratlik. Isegi kui me üritame seda väga ilusates ja kenades kohtades kasutada väljendit. Ja võib-olla oleme selle kuskilt sisse pookinud võib-olla inglise keeles, sest eesti keeles meil ei olegi sellised väljendid kunagi varem üldse olnud, et ma olen uhke oma laste üle, ma olen uhke oma riigi üle või midagi taolist. Meil kui kristlastel peaks olema põhjust öelda seda, ma olen tänulik Jumalale oma laste eest. Et tema on neid vorminud, tema on need annid neile andnud, tema on need oskused andnud või ka mulle andnud oskuse seda või teist nende sisse panna, aga au läheb Jumalale, mitte uhkus ei ole see, millega mina ennast üles upitan, kui ma näen midagi toredat sündimas. No aga kas ma ei või siis uhke oma riigi üle olla? Uhke oma Eestimaa üle ja uhke sinimustvalge lipu üle ja ei, sa ei või olla. Sest et uhkus on midagi sellist, millele Jumal seisab vastu. Isegi kui see tundub meile väga ilus kontekst ja väga kelasti kõlab, aga sõnadel on tähendus ja kurat visati uhkuse pärast taevast välja, Jumal seisab vastu uhketele ja ei ole olemas head uhkust. Ja see on väga selgelt, ma olen tänulik Jumalale selle riigi eest, et see riik on iseseisev. Et Jumal on head tööd tegemas, et Jumal on hoidmas meid, Jumal on meid kaitsmas, Jumal on armuline ja näitab oma halastust ja headust. Ja see on meil on põhjust olla tänulik Jumala selle, aga mitte kunagi uhke. Ja sellepärast ära kasuta enda kohta kunagi väljendist, ma olen uhke. Sest see on üks väga oluline väike asigi ja see tuleb kõrvaldada. Oma kõnepruugist, oma arusaamalist, isegi kui see kõlab väga ilusalt ja võib-olla paljud isegi korrutavad sinu ümber seda. Inimesed, kes Jumalat ei tunne, sageli räägivad sarnasel viisil. Aga sina, kes sa oled Jumalaga koos käimas, peaksid ütlema, mina otsustan olla alandlik ja anda au Jumal sulle. See on üks huvitav asi, kui sa vaatad Jeesuse teenistust, siis kogu aeg, kui imed sünnivad, ta suunab inimeste tähelepanu Jumalale. Ja räägib Jumala headusest ja sellest, kuidas Jumal on korraldanud selle ime. Või kui ta räägib oma õpetusest, mis ta isegi räägib, ta ütleb, et isa käest on ta selle saanud. Isa on selle andnud, et ma räägin ainult neid sõnu, mis tema mulle annab. Ma teen ainult neid asju, mis tema mulle ütleb. Mitte sellepärast, et ennast nagu ülivaimulikuks teha, vaid sellepärast, et ta ei võta, nagu öeldakse, seda tähelepanu enda peale. Mina tegin, mina saavutasin, mina sain hakkama. Ei, ta ütleb, Jumal on see, kes andis mulle need asjad. Jumal on see, kes on mulle õpetanud need asju ja au läheb Jumalale. See on üks väga oluline element ka. Vahest, mulle on vahest mõni inimene vahest isegi peale koosolekut või mingis kontekstis öelnud, et pastor, kui sina ikka palusid minu eest, siis Jumal tegi mind terveks ja kui sina ikka jutlustasid, siis mina sain julgustatud. Siis ma ütlen, et tänu ja kiitus läheb Jumalale. Ükskõik, mis Jumal tegi, ta kasutas mind. Nüüd saame aru sellest, et see on Jumala vägi, see on Jumala käest tulnud sõna, see on Jumala käest tulnud ilmutus, mis mina sain teha, oli see, et seda lihtsalt rääkida. Nagu öeldakse, aga Jumal vajab meid ja kindlasti mingis mõttes vajab, aga iva on selles, et au läheb temale. Ja see on üks väga oluline element, me näeme, kuidas Mooses, kelle kohta ütleb Vana Testament, et ta oli kõige alandlikum mees maa peal, mitte mees, vaid ütleme inimene üldse maa peal, siis, ja ta ütleb just tema kohta seda, miks pärast, sest et näeme, tema elus on toimumas tohutud imed tolles ajastus. Selles samas perioodis, mis me piibli kirjelduste näeme, kõige suuremad ja tõesti hämmastavad tohutud imed sünnivad just tema kaudu. Ja samas tema kohta on öeldud, et ta oli kõige alandlikum mees, inimene maa peal. Ma loen sulle selle kirjakoha ka, et sa teaksid, kus see on, 4. Moosese 12.3 ütleb. Aga mees Mooses oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. Kas ei ole juhuslik seos, et ta oli samas ka kõige rohkem kasutatud ja tema kaudu toimus kõige rohkem imesid. Kui sa tahad, et Jumal võiks sind hämmastavalt kasutada, see on sinu võti. Hakka uurima alandlikkust. Ära lase valealandlikkusel sisse tulla, kus sa üritad ennast teha madalamaks kui muru või nimetad ennast ussikeseks, nagu vanas lepingus vahest on mainitud. Sina oled tänasel päeval Jumala lapseks tehtud. Jumal sind õigeks teinud. Jeesus Kristus on sinu eest surnud, sinu patud on sulle andeks antud ja sa võid seda öelda julgelt. Jumal on mind õigeks teinud. Ta on mulle minu patud andeks andnud ja see ei ole uhkus. See on tänu ja kiitus Jumalale. Tema on seda teinud. Mitte minu teod, mitte minu saavutused, aga Jumal on seda teinud. Vaatame veel paari printsiipi seoses alandlikkusega. See on üks huvitav kirja kohta, 1. Peetruse 3.1. See lähebki ühte natuke teise teemasse, aga siin on üks väga oluline just arusaam alandlikkusest. Seesama alandlikkus, mis oli
ka sellel sõjapealikul. Ütleb 1. Peetruse 3.1 niimoodi. Samuti teie naised, olge allaheitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole sõnakuulelikud sõnale, naiste eluviisti läbi võidetaks ilma sõnata usule. Mõni ütleb, et no kuule, see on ju hoopis teisest teemast pärit kirjakoht, et mis sa seda nüüd siia touad. Saame aru, kui me räägime alandlikkusest, siis alandlikkus ei ole ainult seotud mingi konkreetse teemaga, vaid see on palju laiema tähendusega. Ja on väga palju erinevaid alasid, kus me peame olema alandlikud. Ja kui sa oled Jumala sõnale alandlik, siis sa oled ka alistumas tema poolt seatud korrale. Ja ta räägib siin siis sellest, kuidas naised peaksid alistuma, ütleme siis perekonna kontekstis oma meestele. Nüüd see ei tähenda seda, et mehed on lihtsalt rusikareegliga või jõumeetodil lihtsalt korda paika panemas oma kodudes. See ei räägi sellest, teine kirjakoht ütleb seda, et mehed peaksid armastama oma naisi. Aga see räägib ühest armastusest juhtimisest ja see räägib lihtsalt positsioonidest Jumala riigis. Et mees on pandud juhi rolli ja naine on pandud abilise ja mingis mõttes järgija rolli. Ja see on lihtsalt tema positsioon. Ja igas situatsioonis ja tegelikult igas Jumala poolt seatud süsteemis on alati olemas juht ja on olemas järgijad. Sa võid näha, see on läbi piibli, läbi vana lepingu, läbi uue lepingu, kogu aeg toimimas see sama süsteem. Ja perekonna kontekstis on mees pandud juhi rolli ja naine on pandud järgija ja abilise rolli. Nüüd see ei tee teda alaväärtuslikuks, see on üks väga vale mõte. Näiteks ka isegi koguduses on ka juht, ütleme siis pastori ametis inimene sageli. Ja pastor ei ole Jumala ees kuidagi teistest inimestest parem. Tal ei ole mingisugust VIP-kaarti taskus, et kui tema nagu ühel päeval taevasse läheb, siis taevasse uksest hakkab sisse minema, siis esitab oma VIP-kaardi, et mina olen pastor, et ma peaks saama mingisuguse erilise koha või erilise sissepääsu ja erilise mis iganes asja. See ei ole see, mille baasil Jumal meile tasu taevas annab. Ta küsib seda, kas me oleme teinud seda, mis tema on kutsunud meid tegema ja kas me oleme olnud kuulelikud talle. Ja ühel inimesel on üks ülesanne, teisel inimesel on teise ülesanne. Ja samas alati juhi rolliga ja selle ütleme ka juhtimise rolliga on ka suurem vastutus. Kui mees on pandud perekonna peaks, perekonda juhtima, siis tal on ka suurem vastutus Jumala eest selle sama perekonna eest. Ja kui naine on pandud alluma ja järgima, siis tal on mingis mõttes selles situatsioonis väiksem vastutus tegelikult. Aga nüüd, ja see ei tee teda alaväärtuslikuks. Sageli tänasel päeval võideldakse selle eest, et olema võrdõiguslikuks. See on rumalus tegelikult. Meie ümber jäävad mehed ja jäävad naised ja jäävad perekonnad ja on lapsed, poisid, tüdrukud ja see on normaalne. Ja igal ühel neil on oma roll ja me ei pea olema ühesugused ja kõik ühe lati peal ja ühe koha peal. Et poisid peavad saama ka nukkudega mängida, mehed või poisid ja tüdrukud peavad saama ka autodega mängida. Keegi ei keela neil seda teha, aga saad aru, on teatud eripärad, teatud asjad, mis Jumal on pannud ka meestesse ja naistesse, mis on erinevad ja see ei ole midagi halba. Kõik mehed ei pea heegeldama õppima ja kuduma õppima ja kui naistele see meeldib, seda võivad seda vabalt teha. Kui mõnele mehele ka meeldib, las ta teeb ka seda, sest midagi hirmsat, aga on mingisugused teatud eelistused, mis on niimoodi ja samamoodi ka töökohtadega. Naised ei pea olema samasugustes töökohtades nagu mehed, kõik naised ei pea minema ehitusele kive tõstma ja tsementi laduma. See ei ole vajalik, see ei ole sobilik sageli neile just nendega füüsilise jõu pärast. Nii et Jumal on need paika pannud need erinevad rollid ja selles ei ole midagi valesti ja me ei pea iga hinna eest üritama kõiki ühele joonele ja kõiki võrdseks saada. See ei ole jumalik printsiip tegelikult. Jumal on lihtsalt paika pannud nii mehed kui naised ja igaühel on oma roll. Ja keegi ei ole teisest sellepärast alaväärtuslikum, et tal on võib-olla juhi roll ei ole kuidagi alaväärtuslikum või ütleme kõrgema väärtusega kui see, kes on järgija roll, sest et Jumal ei anna tasu selle järgi, kas sa olid juht või olid sa järgija. Küsimus on selles, kas sa tegid seda, mis Jumal sinul käskis teha. Et see on üks asi, millest peab aru saama, et Jumala mõõdupuud on hoopis teistmoodi. Vahest mõni mõtleb, et minu kaudu on tulnud 1000 päästmisele ja 1000 saanud terveks ja mis iganes, mul on kindlasti tohutu tasu ootamas. See tasu on küsimus sellest, kas sa tegid seda, mis Jumal sinul käskis teha. Ja kui sa tegelesid asjadega, mis ei olnud Jumala käest sulle antud, siis sul ei ole sellest tasu, olgu selle justkui väliselt suured asjad ja tähelepanu ja pole isegi kuulsus. Nii et see on väga oluline element, me mõistaks seda. Aga lähme selle kirjakohaga edasi. Ja siin ta ütleb edasi, rääkides siis nendest meestest,
et need siis naiste eluviisid läbi võidetakse ilma sõnata usule, kui nad vaatavad, kuidas te elate Jumala kartuses puhast elu. Ja siis ta ütleb need naistele huvitavalt. Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ja kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine. Nüüd mõned inimesed, kes loevad selle ühe salmi lihtsalt siit samast sellest kontekstist välja, ütlevad kohe selle peale, ma isegi mäletan kunagi ükskord meie kogudusse sattus üks inimene, kes nägi kellelgi naisterahval kuldkõrvarõngaid kõrvas ja siis ütles talle, võta need kuradist pärit asjad kõrvast ära, need on kuradist, need kullast kõrvanõrgad. Et nagu justkui me ei tohiks nagu naisterahval ei tohiks justkui ennast ehtida või ei tohiks oma juukseid sättida. See ei ole see, mis ta siin ütleb. Loeme ilusti, mis ta ütleb ja me ei tohi salme lugeda poole salmi pealt. Ta ütleb, teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ja kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Sest nõnda on ka enne vanasti pühad naised, kes lootsid Jumala peale endid ehtinud ja olnud allaheitlikud oma meestele. Mis nad tegid? Nad ehtisid ennast. Kas pole nii? Siin ta ei ütle seda, et naisterahvad ei võiks kanda ehteid või ei võiks oma juuksed ilusti sättida või mis iganes, vaid ta räägib sellest, et meie ilu, mis väljaspoole paistab, ja see nüüd ei puuduta enam ainult naisi, vaid see puudutab ka mehi oma printsiibi mõttes. Meie ilu ei ole mitte meie väline ilu, vaid meie ilu on see sama, mida ta nimetab siis südame inimene siis tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. See, mis ta siin tahab just öelda, on see, et meie ilu ei ole mitte see, missugused me väliselt oleme, vaid meie ilu on just see, mis on meie südames toimus. See, et me oleme alandlikud Jumalale, et see on see, mis on Jumala jaoks ilus. Järelikult uhkus on inetu. Nüüd mõni ütleb, et mis ma sellega silma ees näen, see on sama just see, Jumala jaoks on ka vaimsed asjad, ta annab neile hinnangu. Ja sellepärast ta ütlebki siin just, tuues välja selle, et siis vanasti ka pühad naised, nad lootsid Jumala peale ja ehtisid ennast. Ehete kandmine ei ole midagi valet, sa võid vaadata piiblis, meil on sellele isegi viiteid olemas ja Jumal ei mõista seda hukka. Ta ei ütle, et see on tohutu vale. Kui sulle meeldib mingit laadi ehteid kanda, ma arvan, et kultuurilises kontekstis me saame aru, et üldiselt on teatud asjad, mis ei ole ilmselt meeste jaoks päris loodud ja mis on naiste jaoks sobilikud ja igas kultuuris need asjad natuke erinevad olnud, aga saame aru, me ei pea üritama muutuda meestena naiselikuks ja teistpidi vastupidi. Aga see ei ole vale ehteid kanda. Aga saame aru, see ei ole sinu põhiline ilu. Jumal tahab näha sinu südame ilu. Ja see on allaheitlikkus ehk alandlikkus. Alistumine siis inimestele, kes on sinu üle pandud, kes on sellesse positsiooni pandud sinu üle ja et sa otsustad alistuda neile. See on üks oluline asi tegelikult, et me seda ei unustaks ära. Ja selle kirjakoha puhul paljud inimesed ei saa sellele pihta, nad keskenduvad nii palju sellele kogu aeg, et ei tohi kulda ümber riputada, ei tohi toredad riied selga panna. Seda ei ole siin üldse öeldudki. Ta ütleb seda, et iva on selles, et ei tohi uhkust oma südamesse lasta. See on see, mis ta tahab siin öelda. Ja Jumala jaoks on kallis ja ilus tasane. Sõna tasane viitabki just alandlikkusele ja see viitab just alistumisele. Niisiis, see on üks asi, mis me peame meeles pidama. Vaatame veel ühte huvitavat asja seoses just ka uhkuse ja alandlikkusega. See läheb selle sama teemaga kokku. Me näeme seda, et see sõjapealik oli alandlik ja see oli see, mis tõi talle selle ime ja mis tõi selle meelevalla ka tema ellu ja see, et see ime võis sündida. 1. Timotuse 6:17 ütleb. Jällegi üks päris huvitav kirjakoht. Ütleb, neid, kes on rikkad selles maailmas, manitse mitte olla suurelised. Nüüd see sõna suureline ja natuke vanem eesti keel viitab siis uhketele. Mitte olla siis uhked ega loota kaduva rikkuse peale, vaid elama Jumala peale, kes teile annab kõike rohkesti tarvituseks, mitmed tõlked ütlevad ka nautimiseks lausa siia. Et teha head ja rikkaks saada heade tegude poolest,
olla helde käega ning jagada teistele ja koguda enestele raudvara heaks aluseks tuleviku jaoks, et saavutada tõelist elu. Nüüd vaatasin üks päris huvitav mõte, vahest võib-olla mõni inimene ei ole seda märganud, seda printsiipi piiblis. Ütleb, et neid, kes on rikkad selles maailmas, mis ta ütleb nüüd inimestele, kes on rikkad, ta räägib siis materiaalsest rikkusest, saame aru siin, ütleb, et manitse mitte olla uhked ega loota kaduva rikkuse peale. Nüüd, kas sa märkad, ta ei ütle siin, need, kes on rikkad, peavad sellest rikkusest kiiresti kohe lahti saama, neil ei tohi seda rikkust olla, rikkus on hirmus paha ja jube asi. Ei, ta ütleb midagi muud neile, et nad ei tohi olla uhked. Nüüd, miks ta seda ütleb? Sest et inimese, see on igaühe meie jaoks oht ka tegelikult, eriti kui sinu materiaalne olukord on hakanud paranema, sul on sissetulekud on suurenenud ja võib-olla sa oled saanud ühe ja teise asja osta endale ja sa peaks olema tänulik selle eest Jumalale. Aga siis võib tekkida üks element ja millele ta just viitab siin, et inimesed hakkavad lootma ehk toetuma selle rikkuse ja selle jõukuse peale. Et ma saan sellise asjaga sõita, sellist maja omada sellepärast, et ma olen rikas. Aga siin ta ütleb, et me peaksime lootma kelle peale, elava Jumala peale. Ja siin tuleb laiemas mõttes ka see tähendab just alandlikkuse koha pealt just see, et kui me kuhugi midagi oleme saavutanud oma elus, Jumal on midagi meie kaudu teinud, võib-olla me oleme mõne kooli lõpetanud, oleme hariduse omandanud, võib-olla meil on võib-olla äri ja see on võib-olla edukas ja asjad on õnnestunud, siis me ei tohiks öelda, mina tegin, mina sain hakkama, mina saavutasin, mina õppisin. Ja tõesti, võib-olla sina õppisid ja võib-olla sina pingutasid ka, aga Jumal on see, kes andis sulle armu selleks. Jumal on see, kes andis sulle oskused. Jumal oli see, kes andis sulle soosingu. Jumal oli see, kes pani sind õigel ajal õigesse kohta. Ja alandlik inimene on see, kes näeb seda, et Jumal on see. Ja mulle meeldib isegi aposttegudes, kuidas kui nad hakkavad palvetama, nad toovad välja isegi huvitav asja, mida sageli inimesed ei too isegi välja, on see, et Jumal on andnud meile elu ja hingeõhu. Ja nad tänavad Jumalat selle eest. Ma ei tea, kui sageli sina tänad Jumalat selle eest, et sul on õhku, mida hingata. Et see kõlab võib-olla mõne jaoks natuke naiivsena isegi, aga iva on sellest, et me peame aru saama, see, et me võime siin maa peal elada, see, et me võime siin asju teha, et me võime midagi saavuta, see on tänu Jumalale. Alustades sellest, et Jumal on andnud sulle võimaluse, et sa saad üldse hingatagi. Rääkimata sellest, nagu öeldakse, mis iganes muud asjadki sinu elus on toimumas või millega sa oled hakkama saanud või midagi sa oled suutnud või Jumal on andnud need annid ja pagasi. See on tänu Jumalale need asjad ja sellepärast meil on põhjust olla tänulikud Jumala peale ja temale anda selle eest austus, temale anda selle eest tänu ja mitte loota oma saavutuste, oma suutlikkuse või siis selles kontekstis näeme siis kaduva rikkuse peale. Ma toon see ühe vahe kirjakoha, mis on väga oluline siia vahest mõista. Õpetussõnade 22 ja 4 ütleb huvitavalt. Alandlikkuse ja Jehova kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Nüüd, ma usun, et meist enamus kristlastena saavad aru seda, et alandlikkus ja Jumala kartus on väga head asjad. See on ju iseenesest mõistetav. Et nagu, kui me oleme alandlikud, see on väga hea ja õige asi. Kui me oleme jumalakartlikud, väga hea ja õige asi. Aga siis keegi ütleb rikas. Oi, kristlane ei tohi rikas olla. Ei, rikkus on paha asi. Huvitav. Ta ütleb, alandlikkuse ja Jehova kartuse tasu on rikkus. Millest see räägib? See räägib seda, et kui inimene on järjepidevalt alandlik Jumalale, kui ta on jumalakartlik, siis see toob tema ellu mis asja? Rikkuse. See on sükene mingi veider kirjakoht. Siis tuleb piiblist välja tõmmata, arvan. Ei, me ei tõmba seda välja piiblist. Me peame aru saama, et Jumal ei ole kade ja ta ei ürita sinu eest eemale hoida rikkust. Kui rikkus oleks halb, siis Jumal oleks ammu selle kullast, nagu öeldakse, kullaselt teedest välja võtnud taevas ja selle kiiresti ka maha müünud ja sellest tuleb lahti saada. Ta oleks need briljandid sealt sellest väravatest ka välja kookinud, et ei sükest jõukust ja sükest küllust me ei tohi siin küll eksponeerida taevas. See läheb nagu kuidagi üle ääre. See on kuidagi nagu eduloogiline lausa.
kuidas kullast teete teed ja no muid asju, siuksed briljandid panete sinna väravasse sisse, no mida te lubate endale, see on ju tohutu raiskamine, kuidas võib sihukest asja panna enda juurde, see on ju täiesti kuidagi imelikuks läinud asi. ei, Jumal otsustas, et see peab olema tänavad kullast ja need suured tohutu kallid briljandid ja mis iganes kivid, need asjad seal kõik on selles taevaväravates sees, need peavad seal olema. ja kas me võime öelda, et Jumal on rikas? Ja piibel muuseas isegi ütleb seda, et ta on rikas meie vastu. ja kui me oleme tema lapsed, siis ta tahab, et me võiksime olla õigete südamehoiakutega rikkad. ja see on see, millest see eelmine kirjakoht just räägibki, need, kes on rikkad selles maailmas, maitse mitte olla uhked. ja siis Jumal tahab, et meil võiks olla rikkus, aga Jumal ei taha, et meil võiks olla uhkus. Need on kaks väga eraldi asja. Rikkus ja uhkus ei ole sünonüümid. Need võivad koos olla, aga nad ei pruugi koos olla. See on meie otsustada. See, et inimesel on rikkus, ei tähenda automaatselt, et ta on uhke. ja see on see, vahest ütleme, aga ma ju kogu aeg tean neid rikkaid inimesi, nad on iseennast täis ja nii kui nad oma selle, mis iganes Lexuse rooli istuvad, siis nad nagu öeldakse, on teistmoodi, kohe teist nägu ja nüüd iva on selles, Jumal tahabki meile õpetada, et see auto ei tee sinust kedagi. Või see suur villa või asi, mis iganes sa võid omada, mis võib olla väga luksuslik, see ei tee sinust kedagi. Jumal on see, kes teeb sinust midagi. Ja see auto on lihtsalt sõitmiseks ja see maja on lihtsalt elamiseks. Ja sa avastad seda ühel hetkel, kui sa võib-olla oled nende asjade sees ja sa pead aru saama seda, et Jumal on see, kes on hea ja helde ja temale kuulub austus ja kiitus kõige eest, mis ta iganes olen sulle andnud. Kui sa tänasel hetkel ei ole veel enda kohta ütlemas, et sa rikas oled, aga sellegipoolest sa võid teada, et Jumal tahab sinu sissetulekuid kasvatada, kuni sa lõpuks võid öeldagi enda kohta, et sa oled rikas. Mille jaoks? Kas sa märkasid? Ma lähen Timotuse kirja tagasi, 1. Timotuse 6, 19, tegelikult 18 ütleme, et teha head ja rikkaks saada heade tegude poolest, olla helde käega ning jagada teistele ja koguda enestele raudvara heaks aluseks tuleviku jaoks, et saavutada tõelist elu. Kas sa märkad seda, et ta ütleb seda, ükskõik tegelikult see kehtib meie kõigi kohta, et Jumal on andnud meile ka need materiaalsed vahendid, et me võiksime rikkaks saada ka heade tegude poolest ja olla need, kes on helde käega valmis jagama ka teistele. Aga samas, kui sa jagad välja, siis ei tähenda seda, et sul jääb vähemaks kogu aeg. Sest piibel ütleb, et andke, siis antakse teile. See tähendab seda, et kui sa jagad välja, seda saab veelgi rohkem olema. Et koguda enestele raudvara heaks aluseks tuleviku jaoks, et saavutada tõelist elu. Ja siis me näeme, et Jumal hoiatab mille suhtes? Jällegi uhkuse suhtes. Ja alandlikkus on see, mis toob sinu ellu õnnistuse ja pea meeles, sa ei pea, nagu öeldakse, üritama kuidagi üksteisest lahutada sellised sõnu nagu alandlikkus, jumalakartus ja rikkus. See on üks huvitav asi, sa võid ise uurida piiblis, kui palju me leiame piiblis jumalakartlikke ja alandlikke, aga samas ka rikkaid inimesi. See ei ole võib-olla alati meie ümber ühiskonnas, see, mida me sageli näeme, aga me ei peagi vaatama ühiskonda, me peame Jumala sõnasse vaatama. Ma ei ütle seda, et kõik inimesed, kes on jõukad või rikkad meie ümber, on kindlasti alati ülbed ja uhked, aga iva on selles, Jumal tahab, et kui sina kristlasena oled rikkas ja Jumal tahab sind rikkaks teha, siis sa võiksid olla alandlik ja jumalakartlik selle käigus ja selle sees. Nüüd, see on väga oluline, et me mõistaksime neid asju. Ma lähen tagasi sinna selle loo juurde, kust ma alustasin. See on siis Mattuse evangeeliumi 8. peatükis. Ja siin, kui siis see mees on ütelnud, et Jeesusele ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Ja siis räägib sellest, mis positsioonis ta on. Ja siis 10. salm ütles siin, kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid. Tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku, et ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauas Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisesse pimedusse. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles sõjapealikule, mine nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle.
ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil ehk sel samal hetkel. Mis sündis sellele mehele? See, mis tema uskus. Mis sünnib sulle? See, mis sina usud. Kas usk on oluline nende sõnade põhjal? Muidugi on. Kui sa tahad näha muutust, siis sinu usk peab saama tugevamaks. Ja ühel hetkel ta võib olla ka väga suur. Ja see on seesama alus, alandlikkus. See, et sa oled alandlik Jumalale, sa oled kuuletumas tema sõnale. Ma soovitan sul, võta need kirjakohad ette, uuri need läbi, et sa võiksid olla alandlik kristlane just selle jumaliku mudeli põhjal. Sa ei pea üritama ennast kuidagi madalamaks ja väärtusetuks teha, aga et sa peaksid olema see, kes otsustab alanduda, kuuletuda Jumalale ja öelda, Isa, sinu tahtmine sündigu, sinu plaan teostugu minu elus ja ma otsustan sulle alistuda. Palvetame siin koos ja usaldame, et Jumal teeb sinu elus tööd ja et sa oled alandlik ja et sulle sünnib ka see tõesti, mida sina oled uskumas, selle tõttu, et sa oled alandlik ja et sa oled ka alandlik ja ka Jumala kartlik. See teine teema on veel pikem teema, aga et Jumal tahab sinu ellu tuua palju õnnistusi ja ka sind terveks teha, kui sa peaks haige olema. Isa, ma tänan sind, et su sõna on meile ravimiks, sinu sõna on meile abiks. Isa, palun, et iga inimene, kes on mind praegu vaatamas, kuulamas, Isa, et ta võiks muutuda, et tema elus võiks olla alandlikkus. See alandlikkus, et see oleks valitsemas, et see oleks tema elus otsuseid ja valikuid suunamas. Isa, tõesti, ma palun, et sinu tahe võiks teostatud saada. Isa, et me võiksime kõrvaldada igaüks oma elust igasuguse uhkuse, mis iganes kombel see tahab sisse hiilida, selle välja tõsta ja võtta sinna tõeline piibellik alandlikkus ja alistumine sinu riigile, alistumine sinu korrale, alistumine sinu printsiipidele. Isa, ma tänan sind, et sina oled meie ravija. Jumal, meie ravija ja meile sünnib nii, nagu meie oleme uskunud, sest me oleme alistumas sinule. Isa, ma tänan sind paljude alandlike inimeste eest ja ka paljude imede ja tunnustähtede eest, mis hakkavad sündima nende inimeste eludes. Tänu sulle sinu hea tahte teostumise eest, sinu plaani teostumise eest. Kiitus sulle, Isa. Sa oled hea, sa oled armuline ja helde. No au croix, fartedes töö, et moi trevitederes tu moi inoquatre lasteuse foi. Minu sõna on sulle lambiks, minu sõna on sulle juhiseks, mida mööda täia. Sellele alistudes ja sellele kuuletudes sa võid näha, kuidas minu tahe saab sinu elust teostuda. Ja kui sa alistud mu sõnale, ütled jah, igas olukorras, igas situatsioonis, kas see on su jaoks mugav või mitte ja otsustad sellele kuuletuda, sa võid näha, kuidas imed toimuvad su elus, kuidas muutused toimuvad su elus ja kuidas tervenemine tuleb sinu ellu. Seepärast otsusta kuuletuda, mis iganes sa oled kuulmas minu sõnast ja teha selle järgi ja sa saad nägema õnnistusi, rahu ja tervist oma elus. Tänu Jumalale. Jumal on hea, tema heldus kestab igavesti ja ole õnnistatud, haara sellest sõnast kinni ja mine sellega koos edasi. Amen.